Evald Hermaküla. No. Mis palkat sa tahad? Ei taha polkat. Oopusin ma ei oska ju. Sa mängi midagi moodsat. Kui 60-ndatel oli Prahas kevad, Pariisis üliõpilasrahutused, Ameerikas Woodstock, oli selge, et revolutsioon pidi toimuma ka Eesti teatris. Nagu luulelt kukkusid riimid, lahkus paleontoloog Hermaküla ülikoolist oma kivististe juurest ja läks teatrisse. Küsis Kaarel Irdilt Vanemuise lava, mõne rubla raha ja paar näitlejat. Hermaküla eestvedamisel sündis teater, mida ei tehtud viisakalt ja valgete kinnastega. Gustav Suitsu luulet ei loetud kraapsöög niksu tehes, vaid teineteist hammustades, küünistades, rabeledes ja karjudes. Las halin jääb argade hooleks, meid aga kõrbe vii. Ja kui me ka nälga kooleks, pääasi on olla prii. Hermaküla on rahutu hing, nagu ta jättis noorena spordi, sest suusatada tundus liiga raske ja ülikoolis kivistised. Nii liikus ta Vanemuisest televisiooni, et rääkida armastusest. Pealegi ma olen lähedalt tundnud nii mõndagi naist ja vist mitte ühtegi meest, on nii? On vist tõepoolest targem, et me uksest välja lähe. Targem või mitte targem, ärge veel minge. Ärge minge. Sest kui te minu vanuseks saatest ja näete, et mitte midagi elus rohkem ei kahetse kui seda, et te olete ühe või teise suure rumaluse tarkuse pärast tegemata jätnud. 1988. aastal astub Hermaküla kunstilise juhi kohale Draamateatris ja et tema kabineti uks kinni poleks, tõstab selle üldse eest ära. Ikka on Hermakülal tunne, et kuhugi peab jõudma, midagi otsima, vaatama ja mõtestama teatrit ja ennast teatris. Ärge kõnelge sest, mis eila oli. Siies olen mitte mina. Ärge kõnelge sest, mis hommen on. Sii ei ole mitte mina. Vaatke nüüd.